tere! Me tuleme siis siia messile, Sisustus pluss minimessile. Nii et võtsin välja oma vlogeri oskused, mitte et ma oleksin neid vahepeal kuskil juurde omandanud. Mul on statiiv ka, aga ma ei viitsi seda otsida, nii et ma üritan seda telefoni siin kuskile redeli peale panna. Aga me oleme tegelikult juba selleks messiks valmistunud päris mitu nädalat. Mingi, ma ei tea, 2 nädalat tagasi, ma arvan, alustasime juba ettevalmistustega. Meie stuudioke siin on suht täis igast mingit kraami. Siin on lõbaip, tekid, kardinad, näidispadjad. Ütleme nii, et kui ma praegu siin on miskit tegemas käinud, siis siin on lihtsalt nii palju asju, et siin on suht tüütu neid asju teha. Me oleme siis sel korral disainiöö poolt korraldatavale Sisustus pluss minimessile ja eks ma siis taas kord võtan kaasa teid endaga sellele sättimise teekonnale rohkem, sest et sel korral me oleme targad. Me teeme iseteenindava boksi, mis tähendab seda, et introvert minus ei pea kannatama ja ta ei pea seal messil olema. See kestab nädal aega ja sinna saab tasuta minna ja nagu see ei olegi tegelikult siukene vorm nii-öelda, kus ma peaksingi kohal olema. Kuigi laupäev, pühapäev tegelikult võib-olla võiks kohal olla, aga vaatame elu beebiga, eks ole. Aga hetkel ma siis taaskord triigin, mida ma teen lihtsalt nagu kogu aeg. Mul on tunne, et ma lihtsalt olengi professionaalne triik ja mõtlesin välja, mis boksi me üldse paneme või noh, millise me teeme selle, kuidas me, kas mul pole pidi praegu kokku. Näed, Enso, see ongi see, kus mul lopas. Aga mine siis vaatama. No ja beebi kõrvalt need õmblused on ikka suurepärased, pean ütlema. Head ma voodipesused ei pea õmblev. Nimelt me toodame uusi tooteid ka. Väike vihje, ma veel ei ütle. Võib-olla selleks ajast, kui see vlog üles jõuab, siis on võib-olla see toode juba e-poes, nii et tasub vaadata võib-olla e-poodi. Taaskord ka õmblemas, siis mulle tundub, et me messidel lähme väga sarnaselt iga kord. Me õmbleme, me vlogime. Mul ei tulnud ühtegi muud asja praegu meelde, aga ühesõnaga neid näidispatju, mida saab siis tulla katsuda, siukseid väikseid õnnusid minipatju. Mul vaja siin õmmelda kõik küll messidelt tihtilugu tahavad ära osta neid patti, siis ma pean seletama, ma müün nagu padjapüüri. Ma ei tea, mis värk nende väikeste pattidega on. Inimestele meeldivad väiksed padjad. Neile meeldivad väiksed lapsed on nii või? Nii väsinud oled. Hakkasid ju hoos. Ühesõnaga see pattide õmblemine käib siin. Meil on nii palju värve, et neid patti on ka päris palju. Mäletagi. See oli mingi 20 pluss. Oot, ma just triikisin seda võtta. Võtse. Aitäh. Ja võite ise arvata, kas mis ta on, 7 kuuse kõrvalt on lihtne õmmelda või mitte. Oleks enam saanud seda anda maganud praegu. Aga ja nüüd tärkas üles. Ai. Ma tegelikult juba suutsin endale kääridega näppu ka lüüa siin haava endale. Aga mul on ilusad plaastrid, nii et iseloomustab vist seda kaost, mis siin nagu tegelikult on. Ja kui ma nagu täitsa nagu niimoodi, Enso seda vajuta. Kui ma nagu mõtlen täitsa niimoodi nagu selge peaga, siis tegelikult see mille messi jaoks mingi aega nagu pannud on ja või nagu pole, aga ma ei tea, me mahutame selle kuidagi ikkagi siia ära. No nii, kallid fännid, ma tean, et te olete ammu loodanud, mõelnud, kus on Merten, miks on ainult Merili. Ma ehitasin seda boksi. Ise tegin oma kätega. Sellepärast me tulimegi siia messile, sest Merten tahtis ehitada. Ja ma olen ammu juba tahtnud nendest brussi moodulitest midagi ehitada ja otsisin seda võimalust lihtsalt, kus saaks siis midagi ehitada. Disainiöö, paneme kirja, tuleme, ma saaks lisaehitust. Ja sest Meril ei tahtnud üldse... Kallis, peab teistpidi olema, siin on ju mikrofoni auk. Kohe nüüd siis. On kuulda täna ja. Kes selle papsi kaasa võttis? Sina või? Sina võtsid kaasa selle papsi või?
Sina võtsid ka isa vä? Sa pead uuesti tegema, ma lahen sisse otsa. Ei, seda, see oli ühe korda. Okei. Ja me tulime juba täna esmaspäeval 22. september siia varem sättima. Sellepärast, et järgmine võimalus on tulla alles neljapäeval. Ja meil on reedeks juba kokku lepitud üks filmimine siin Patendiametiga. Nii et me lihtsalt olime varajased ja tublid ja täna me siis oleme üksinda siin. Ma näitan, oleme siin on veits hirmus. Ja hirmus valgus. Kohen siia ka. See on siin väga äge ruum. Siin ma võiks elada. Kellelgi on mulle viia sellist ruumi, siis võin ära osta. Aga meie boks siis tuleb siia. Ei tea, kas see on hea asukoht või mitte. Sealt tulevad inimesed sisse. Aga nad võivad ka siit tulla, nii et äkki ei ole nii hull. See valgus on siin ikka nagu väga hull. Rõve, ma loodan, et äkki see pannakse mingit vist valgust ka veel. Meil endal on mingit valgusplaani. Aga ma nüüd pean aitama siin Märtenit millegiga. Eks me ise ka veel täpselt ei tea, mis siin välja tuleb. Ma võin seletada, mis me siin mõtlesime ka üldse. Et siia tuleb siis niimoodi, et me ehitame puidust. Kasutan mingit suumi. Issand, siin on mingi hirmsad hääled, ma ei tea. Siin otsad elavad mingid vaimud. Me siis puidust teeme sellise nagu raami siia. See on nagu terrassi see mingi... Mis see on? Terrassi nagu katus tuleb. See on mingi 4x4 meetrit või? 4,80 korda 4,80. Selge. Täpselt. Ja siis siia tuleb vaip maha. Ja siis siia tulevad kangad. Ja siia tuleb taust ja voodi. Siia tulevad riiulid. Ja muidugi ma nagu tahaks, et see vaip jääks puhtaks pärast. Natuke vist on viltu nagu kuskilt poolt. Kuhu poole viltu? Lükka siis siia pool natuke pead tulema ja siis lükkab. Nii, nüüd läks. Läppu või? Ja siis ta hakkas tuld purskama. Kui toimub, siis toimub midagi alati hästi palju korraga. Ja siia messi vahele tuli meil ka uus laadund pleede. Mis te võiksid saada hästi kiiresti e-poodi, sest et vaadake, kui sügisesed värvid need on. Hästi pehmed munnakad. Aga kes teda teab, millal on aega ja ka flaierid. Issand need flaierid. Ma tegin neid flaierid mingi terve suve ja siis ma sain need lõpuks valmis nüüd mingi augusti lõpus. Tegin failid lõpuks ära või sain... Mõtlesin välja, mis me siis tegelikult tahame ja siis nüüd septembri lõpuks said need lõpuks valmis. Ma ei tea, ma tegin neid flaierid aastat 5 kuud, ma arvan. On see, sest me 5 kuud juba ei ole flaierid, tellimustega flaierid kaasa saatnud või mingitki asja, sest et lihtsalt polnud midagi. Me lihtsalt kõik otsa ja mõtlesin, ma tahan muudatust teha. Meil ennem olid teistsugused flaierid. Tegelikult ma võin näidata ka. Ops. Üks kaamera nii must, aga ma ei tea, milline kaamera. Meil ennem olid sellised flaierid. See on mingit suht vanast ajast veel jäänud juba see disain. Ja siis me nüüd tegime... Uued uksekonksud. Agetta. Okei, et inimesed... Ruudu. Aitäh. Ma tegin sellised. Ma olen ise väga rool, see näeb väga klassi välja. Ja siis meil tegelikult tuleb siuke lahendus ka. Kas ma saan kätte selle? Oota, äkki saan. Oota, palli. Sellised. Läigivad. No, ma olen väga rool sellega. Ma mõtlesin väga kaua, mida me teeme, kuidas me selle asja lahendame.
ja siis mulle meeldib mingid suvalised asjad kaasas. Ma tahan, et kõigil oleks mõte ja kõik oleks läbi mõeldud ja siis näiteks nagu ongi seda pisikest kaardikest, seda saab kasutada järjehoidjana näiteks. Ja seda sa võid päriselt kasutada oma ukse peal, kui sa ei taha, et mõni laps või abikaasa või keegi tuleks tuppa, saad üksi olla. Üldse mitte mina. 9 sentimeetri peale. Mis 10 juba? Kui siuke täpsem. Pole üldse sina. Mis suvalised numbrid? Paneme 9,3. Palun väga. Väga hea paika jääda seda siis. Nii et aga ma võin hakata siit tegelikult tulema, jah? No miks sa midagi ei tee? Kas ei tohi niimoodi? Oota, terassi peale mine. Sest et ma ei lugenud manuaali. Ma arvan, et ta siin selles. Võib-olla see ei käigi niimoodi. Panen sua pähe sulle. Nii. Vaata nagu, vaata kui statiiv. Mul läks paigast ära. Nii, me oleme siis teist päeva siin ehitamas. Siiamaani kella mingi 3-ni polnud siin ühtegi inimest, me olime ainsad, aga me pidime härjad tõikima. Me saime toimuma selle asja ka siin. Me olime esimesed inimesed ühesõnaga siin kella 3-ni polnud kedagi. Ja nüüd tulid inimesed siia. Me oleme üldse väga entusiastlikud esmaspäeval kohe. Esimene jälle läks. Võimalus. Nojah, aga vaadates meie seda tempot selle härra 7-kuuse beebi kõrvalt jälle läks siia 7-kuuse beebi kõrvalt, siis me pidimegi olema hästi varajased. Aga kuna meil on homme neljapäeval, homme neljapäeval meil tegelikult filmimine Patendiametiga, sest meid valiti septembrikuu kaubamärgiks, jah. Me registreerisime enda kaubamärgi ära ja seda tegelikult alles nüüd 5 aastat hiljem. Aga seetõttu, et see tundus nüüd vajalik. Me vaatasime, et konkurentidele väga meeldib meie sarnased olla ja siis me mõtlesime, et võiks ära ennast registreerida, teha asja nii-öelda ametlikuks. Mina olen Merten. Ja mina olen Merili ning meie olemegi Muuni.ee unegurmaanid. Meie jaoks väikese ettevõttena on kõige olulisem konkurentidest eristuda. Selleks, et kliendile hästi meelde jääda ja et klient teaks, miks ta just meid peaks eelistama. Voodipesu ei ole ju mingi uus leiutis, aga Muuni voodipesu meelitab siin varem voodisse ja võtab alati kaisu. Meie võime ju eristuda, aga kui konkurendid meid kopeerima hakkasid, saime aru, et peame kiiresti oma kaubamärgi ära kaitsma. Me siis teksti panime kõik sükeste kangaste peale, see on siis satäänkanga peale ikka, aga 200 tihedusega on see, siis mitte nii tihe kangas, kui meil voodipesu on, sest et voodipesukangas on päris kallis, seda me ei raadsinud siia panna rippu. Aga printisime selle peale teksti ja nüüd me siis teeme seda alumist äärt siin, paneme raskust siia alla äärde ja igas minu jaoks selliseid liimiribasid. Ja meil alguses ei tulnud välja kohe esimese sellega, aga siis lugesime manuaali, siis saime teada, mis tegema peab. Seal oli küll juhend mingi märja lapiga, aga tegelikult aurutajast piisab, nii et kellel on ees selline tegemine, siis aurutaga kõigepealt üles riba ja siis kuubetada veel lihtsalt üle kinni ja siis saabki ilusa kardina ära. Kas alt on? Mulle tundub, et peaks vasakult poolt vist alla pelast, ma ei tea, see võib trüki ka, see maapind ei pruugi. Ma ei taha see vastu panna väga. Nagu põranda pealt mööda alt ülesse. Ma ei ulata ju niimoodi teha. No, sa ei saa kummardada. Ma räägin. Ei, mis sa teed? Põrandast kanga alumisse servani. Niimoodi ma ei näe ju.
no mingi 5 senti vist. No vist on ka 5. Vist on hästi. Tegelikult täpselt ei tea, kuidas me tahame neid kangaid panna. Seega mõte oli hoopis teine. Me mõtlesime siia taha Võta pulgast kinni. panna. Ma pidin seda saadet ka siin tegema. Aga me mõtlesime ümber. Minu puhul on see suht tavaline. Ja ma mõtlen asju ümber. Oota, ma ei saa. Las see lahti. Tead, see vist on isegi hea. Sellepärast, et siis tegime nagu siuke vist raamistatus, mulle tundub. Tavai. Mind häirib ainult see, et tagatausta valge kangas on nagu valgem. Ja need on kollakamad, aga no siin ei saa midagi teha selle vastu. Aga oota, ma korra vaatan. Natukene mõtlen korraks. Seisa seal korra. Okei. No see ei ole nagu halb, aga kuna ma mõtlen, neid tuleb nii palju, siis see vist ei ole hea. Aga proovime korra niimoodi siia, sellesse kohta. Sellesse siia. Äkki nagu see peaks hoopis siin olema. Läks vastu. Seda üles poole. Vastu maad. Siin see põrand on nii uudne, et värib kõik ära. Issand, tegelikult ma ei teagi. Oota, ühesõnaga ma mõtlesin, et ma veel ühe teki panen siia veel. Võib-olla selle beeži mako. Aga siis ma mõtlesin, et võib-olla premiumit panema. Aga natuke nagu heledama, mis teeks natuke võib-olla heledamaks. Mis sa arvad? Samas tegelikult ma ise vist paneks pruuni hoopis. Mis sa arvad? Miks sa ei vasta mulle? Praegu ei tea, jah. Et kui ma paneks nagu pruuni suure teki ka veel siia, siis see on siuke sügisene, vaata. Sobib. Sa oled kõigega nõus, jah? No ma veits kahtlen selles punases ja punases koos, aga see vist tegelikult ei häiri. Aga võib-olla vaata, kui inimesed hästi palju siin selle vaiba peal käivad, siis see läheb nagu selliseks... Ta läheb ühtlaseks. Ei, ma mõtlen, et see läheb nagu sarnasemaks selle voodilinaga. Jah, seda ka. No, et seda läheb selliseks pruunikamaks. Ma loodan, et inimesed siis talluvad hästi palju. Aga vaata, mul vist on üks suur pruun tekikott kodus. Ja siis ma panen nagu pruuni suure selle teki ja must jääb väike tekk. Ja siis on nagu roosa. Ma võin uue tekikotiga võtta. Ei, mul on. Aga, ja siis rippuma, vaata, premiumitest need. Ja siis peaks panema midagi veel. Aga need ma mõtlesin, võiksid sobida siia. Või see on liiga ekstra või? Ei ole. Mis mõtlesin, et see peaks pilku ka teha? Roosa äkki rippuma üks. Roosa või? Roosa ja tumeroheline. Või tahame premiumit panna kõik? Ei, mul on makot ka vaja. Ma tahan tuhkroosat või? Jah. Mul ei ole seda näidist, et peab vaatama korra. 150 teki kõik selle saab võtta. Valmis. Saime valmis oma boksikese. Pidime neid praegu ootama, sa mõtlesime nii kaua, kasutan seda aega ära teinud videokes, et täna nädalal hiljem me siis ei olnudki siin üksinda. Vaid on näha, et siin on ka teisi. Ja huvitav oli see, et meile tuli siin üks tore naaber rääkima. Ja tuleb välja, et on meil kodus naaber. Saime oma naabriga Keo tänavast siin siis kokku tuttavaks. Ütleme, et Eesti on väike, aga siin on siis näha teisi osalisi. Ja siin teises hallis on see kunsti mingi näitus. Seal on Merkel tähtsad väljast olemas. Ja siin on kui palju asju. Nii et tasub tulla. Tulla siia disaini all. Said tähtsad asjad aetud või?
kinni. Sa pead otsima siia rääkima. mis on tänapäeval tähtsad teemad? Ikka kinnisvara varjatud puudused? No nii, mis puudused meil on siis? Ei, lihtsalt et ei ole varjatud puudused, on nagu avalikud puudused ja siis tuleb isegi sellega, tuleb nagu vältida, et ei oleks keerukusi ja jamasid. Ma panen praegu video kinni, praegu läks intrigeerivaks asi. Sul mingit trelli pole täna kaasas ja tal on niisugune tähtis. Mul on nuga. Ehitasin siin selle boksi, et siit kruvisin märki. Ja tegelikult ühesõnaga, me alustasime nädal aega varem, teised tulid kõik täna alles. No tegelikult eile vist ka juba. Me olime põhimõtteliselt terve nädala üksinda siin pimedas, üks päev isegi ei pandud tulesid põlema. Aga meil olid oma tuled. Ja siis juba meil olid oma tuled. Ja tagasilööke tegelikult ei olnud, kõik tuli täpselt nii välja, nagu me arvasime, isegi ma arvan, et parem, kui me arvasime. Enso oli tubli, aga ütleme nii, et see sisustusmess seal kevadel oli natuke lihtsam, kui tal ei olnud nii palju nõudmisi, ta oli väike 30 beebi. Sest varem, kui me oleme messil käinud, siis me ei ole nagu boksi sellist teinud. Me oleme tulnud lihtsalt oma riiulite ja voodiga, pand püsti ja that's it. Siin oli nagu mingisugune maja vaja ehitada. Aga noh, ma olen päris rahul tulemusega. Väga äge. Ja ma ei tea, täna tuli mul meelde, et üks padi on puudu. Ma pean vaatama, kas ma jõuan selle õhtuseks avamiseks veel ära teha. Õmmelda. Ja kas midagi, ma loodan, et inimesi ka siin käib. Meie meililistuga. Kangad, kuhu me printisime, see isegi tuli ka välja. Sest et sellist asja polnud varem teinud keegi. Mitte kunagi maailmas esimest korda. Minu trükikoda ei olnud teinud seda varem, kus me trükkisime, nii et nad katsetasid, kas tuleb välja ja tuli. Väga ilus jäi. Loodame, saame kuskil veel neid kasutada. Ja midagi, me ei oska midagi rohkem vist öelda. Tehtud, tubli. Mille sul teistpidi, see on täiesti mõte. Ja sain läbi meie sisustusmess. Ei teinud vahepeal ühtegi klippi. Teeks nalja, et 3 tundi hiljem, aga tegelikult ainult 1,5 tundi hiljem. Nii et kokku läks tegelikult 1,5 tunniga. Ma ei mõista praegu. Ei, tegelikult siin oligi kuni 9, ei, mis see kell saab 8. Kuni 8 avatud see, et me pidime 2 tunniga selle kokku saama lihtsalt. Siin on veel inimesi, kes veel pakivad. Nii et ehitasime mingi 6 tundi või? Ütleme, et 6 tundi ehitasime ja 2 tundi võime kokku. See on päris hea, ma arvan. Auto on meil lihtsalt kaubik. See on kaubik. Siia mahub kõik ära. Ma küll pean võtma selle kasti sülle ja mu jalad on siin. Ja siin, noh. Siin on palju asju. Aga meil pidime sellised täna kokku saama. Kuna näete, mul on käed vabad. Ma sain ka midagi teha. Nii, 2 tunniga tehtud see. 2 tunniga. Terve nädalaga tehtud see asi. Ei, 2 nädalaga. 2 nädala. 2 nädala projekt. Ma täitsa lõpp. Aga okei, tegelikult ma alustasin lihtsalt hästi varakult ehitamist, mis oli meie isiklik soov, sest me pidime 4 päevaks valmis saama. Ja me ei teadnud, kas me lihtsalt saame. Aga me tegelikult saime väga ilusti. Ja nüüd meil on auto ääreni täis. Kindlasti, või meilt küsiti siis, et kas see oli siis, kuidas läks, on see küsimus ilmselt, mida kõik küsivad, kuidas siis läks see mess. Meil peame koju minema meili saatma, sest me kogusime neid meile ja lubasime saata sooduskoodi, nii et sooduskoodi me nüüd saatma nendele liittoetele. Meil on mitu tükki juba helistas ja uuris, kus tema sooduskood on, millal ta saab selle. Et selles mõttes selle põhja ma oskan nagu hinnata pärast palju siis müüke tuleb. Noh, et nagu kui tasu see oli see projekt on ja. Aga mis sa ütled? Mulle meeldis see mess, sest ma ei pidanud ise seal olema.
ja et me nagu no me oleme need introvertsed eestlased, kes nagu ei viitsi väga rääkida seal või nagu me võime rääkida, kui keegi küsib, aga me ei viitsi nagu mingi olla need müüjad, et tere, kas saame aidata, tulge vaadake, tulge siia, seda, bla, 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 et seda ei viitsi. ja Eriti veel, kui sul on väike beebi. see on väsitav. Nii et meile meeldis see mess tegelikult. Kas ma uuesti sinna läheks? Ma ei tea praegu. Ma praegu nii asi on, me praegu ei tule üldse jutuga. Aga hetkel ei plaani. Aitab mõneks ajaks võib-olla messidest. Jah, meil on hoopis suuremad plaanid. Ja sellest me räägime juba järgmises vlogis.